Tervist! Päris imelik oli mu pilti vaadata. Näitab vist, et ammu pole peeglisse vaadanud. Tulevikukindel riik algab innovaatilisest digiriigist. Hästi võimas pealkiri minu meelest, et hästi palju sõnu ja väga palju seda, mida Tõnu juba ütles, on ka siia mõttesse pandud. Aga kui korraks vaadata, et mis see tulevikukindlus on, siis tulevikukindlus on paindlikult tehnoloogilised lahendused. Et need lahendused, mida me loome, me peame vaatama, et nad oleksid tulevikukindlad. Õigusraamistikuga kohanduv keskkond, kus me opereerime. Ja kestliku ja turvalise arhitektuuriga üles ehitatud süsteemid. Ning kas tulevikukindlus ei ole mitte midagi muud kui tulevikku vaatav disain, süsteemiarendus, mis iganes teenuskomponent. Ehk siis, et kui me midagi teeme, siis me ei saa teha reaktiivselt lahendusi, vaid me peame tegema neid vaatega tulevikku ja me peame ennustama seda, mis sealt tulevikust tuleb. Et kokkuvõtvalt tulevikukindel, mis see tähendab, minu jaoks on see, et me suudame kohaneda, et me peame kohanema. Nii nagu Tõnu juba korra mainis, siis päris palju asju on tulemas, väga huvitav koalitsioonileping. Ja see on see koht, kus on see kohanemishetk, vähemalt RIT-i jaoks. Ja kuidas siis on, et kuna meil on pilvepäev, siis on hästi mõistlik tuua üks paralleel sellise pilvega või ilmaga, et kui ilmast räägitakse, siis alati küsitakse, kuidas on, et kuidas ilm on. Ja see ilm on heitlik, nagu ikka, et kui eile oli hea olla õues ja päike paistis, siis täna on ka hea ilm, aga ilmselt mitte enam päikseline ja nendele, kes päikest armastavad, ei ole hea ilm. Ja selleks, et siis mõelda või mida siis teha, et kas siis on mõistlik oodata paremat ilma või midagi teha, et saab alati oodata, aga ootamisega on üks asi, et ootamisega võib vanaks jääda. Eelkõige ma pean siin silmas tehnoloogilises vaates, et ilm vast muutub nii kiiresti, et seal vanaks jääda ei ole võimalik, et see hea ilm sinu jaoks tuleb kindlasti varem. Aga ilmast nüüd tuua paralleel sellesse keskkonda, et kus me täna elame, et milline see keskkond on või ka samamoodi, et mis see ilm on, millist ilma tehakse. Et see ilm on ebakindel. Et me elame maailmas, mis on ebakindel. Asjad muutuvad, me ei tea täpselt, kuidas ja mismoodi. Ja kui nüüd võtta tehnoloogiline vaade siia juurde, et siis kuidas ebakindlusega hästi hakkama saada, on see, et me peame looma ühtseid lahendusi. Et kui meil on ühesugused lahendused, me teame, millised on meie baasteenused, kus peal me oleme, siis me saame sellele ebakindlusele hästi reageerida. Maailm on loomulikult keeruline, et igasuguseid asju tuleb ette, et keerukus järjest kasvab. Tänane päev, see, mis tänased lahendused on väljakutsuvad, aga see, mis tuleb homme, need on palju keerulisemad. Palju rohkem tuleb asju peale, palju rohkem teenuseid on omavahel seotud, kõik see muutub järjest keerulisemaks. Ja seal ei ole muud teha, kui need lahendused, mida me täna ehitame, need peavad olema skaleeritavad. Nii ülesse kui alla, paremale või vasakule. Mitmetähenduslik. Et maailm on väga mitmetähenduslik. Ja ilm samamoodi, et tänane ilm, ma arvan, et põllumees vaatab ilm, ütleb superhea ilm. Natukene sajab, tuult ei ole. Jooksed, hommikul kuulsin, ütlevad, et kõige parem ilm jooksmiseks. Minu jaoks küll ei ole. Et mulle meeldib see, kui on päike, kui on soe, et minu jaoks on see hea ilm. Ehk siis mitmetähenduslikkus on see, kuidas me asjadest aru saame ja kuidas me neid mõistame. Tõnu rääkis väga selgelt, aitäh Tõnu selle eest, et mis koalitsioonilepingus on. Kui mina lugesin hoopis teisi asju välja sealt. Et ma loodan, et siis varsti tuleb see kommenteeritud väljaanne, kus me saame ühtselt aru, et mis on. Et see on, ja kuidas sinna vastu saab? Loomulikult me peame looma innovatiivseid lahendusi. Me peame tegema seda, et need lahendused saavad hakkama mitmetes olukordades. Ja mis seda põhjustab, on see, et see elu on muutlik.
Et see, mis oli enne koalitsioonilepingut ja see minu maailmas, minu teadmises oli see, et mul on suvi suhteliselt okei, ma saan mängida golfi ja rahulikult toimetada. Tänases olukorras, kui Tõnu ütleb, et augustiks on vaja asjad valmis teha, vist ei jõua. Et vist ei jõua, võib-olla ainult sellele virtuaalgolfile, et mida saab teha koosolekute kõrval. Ehk et need lahendused peavad olema tulevikukindlad ja see muutus ja see tempo, mis meil on, see järjest kasvab. Et kogu aeg midagi muutub. Et siin aasta tagasi meil ei olnud see olukord, kus me täna oleme, ja aasta pärast ilmselt ei ole seda olukorda, kus me täna oleme. Ehk kui vaadata neid tingimusi, siis võiks selle kokku võtta sellega, et ei ole olemas halba ilma. Et pigem on see, mis meid piirab, on see suhtumine, kuidas me seda ilma vaatame. Milline on meie jaoks see parim ilm või milline on see ilm, mida me saame ise teha. Et me kujundame selle ilma ise ja me peame lihtsalt vaatama ja kaasas käima nende muudatustega. Ja üks koht, kus minu meelest on väga hästi need muudatused kantud ja kuidas neid muudatusi päris elus on näha, on see, et see avaliku sektori IT, kus me kõik täna töötame, et see ei ole pelgalt selline tugistruktuur. Umbes 5 aastat tagasi, natuke võib-olla rohkem 7 aastat tagasi, oli hästi tugevalt see, et IT pidi tegema asju niimoodi, et see äri ei segaks. Aga täna, kui me oma IT-d loome, siis me vaatame tulevikku, me ehitame asju pilvepõhiselt ja me teeme seda kõik koos, ehk siis, et see kõik on koostööl põhinev. Et täna ei ma loodan, et kusagil ühtegi teenust sellest vaatast, et mis on IT-le mugav, vaid vaadatakse seda, et mis on kasutajale vajalik. Ehk niimoodi saabki luua seda head ja tulevikukindlat digiriiki ja teha innovatsiooni. Aga innovatsioon ei ole uus tehnoloogia, et uued tehnoloogiad on innovatsiooni tulem. See, mida te seal demo alal näete, et see on tulem innovatsioonist, mitte innovatsioon ise. Mis see innovatsioon siis on? Innovatsioon on uut moodi mõtlemine. Me peame tegema asju teistmoodi. Kasutaja keskne disain. Me paneme selle kasutaja etteotsa ja sellest teeme uued lahendused. Ilmselt on siin väga palju inimesi, kes täna tegelevad arendustega ja sellise kasutajapoolse vaatega. Aga kui paljud inimesed täna disainivad oma ärisüsteeme või infosüsteeme selliselt, et enam ei ole nii-öelda põhikanaliks 24 või 27-tolline monitor, vaid on mobiiltelefon. Ilmselt neid ka on, aga kus me täna oleme ja kuhu me liigume, on see, et me liigume AI maailma. Kas täna me disainime oma tooteid ja teenuseid selliselt, et me teame, et järgmine AI agent saab meie käest informatsiooni kätte. Et kui me seda ei tee, siis me peaks hakkama tegema, sest see on see, kuhu tulevik liigub. Katsetamine ja õppimine, loomulikult, et me peame kogu aeg katsetama ja õppima. Me oleme oma ATK teenust katsetanud ja õppinud juba mitu aastat. Ja see teenus, millega me tulime välja ja see teenus, mis täna on, ma julgen öelda, et seal on ikkagi väga suur vahe sees, et võib-olla kasutajate jaoks ei paista, aga tehnoloogilises vaates me oleme väga palju ette jõudnud. Ja me oleme jõudnud sellepärast, et me ei tee innovatsiooni, vaid see innovatsioon on kultuur, see ei ole projekt. Et ei saa olla niimoodi, et meil on üks innovatsiooni osakond ja tema teeb asju ja siis sealt tuleb midagi välja ja see on innovaatiline. Et pigem on see innovatsioon peitus pisiasjades, et kust innovatsioonid tekivad, nad tekivad sellisest kohast, mis on kuskil protsessis puudu. Ja keegi, õige inimene, õigel ajal, õiges kohas, tõstab näppu, ütleb, et see tuleb korda teha ja sealt tekib innovatsioon. Sest innovatsioonil on komme paisuda, et siis väikesest asjast saab suur. Nüüd, kui vaadata innovaatilist digiriiki, siis mis see RIT-i jaoks on? Minu jaoks on see tark tasakaal. Ja see tark tasakaal on selles kohas, et me peame üles ehitama keskseid teenuseid seal, kus see loob väärtust. Ja me peame olema paindlikud seal, kus me teeme erilahendusi. Et see on targa tasakaalu mõte minu jaoks. Ja mida me RIT-is teeme? Et me ei ehita töökohti, vaid me loome võimalusi. Et kõik meie teenused on tegelikult teenuse kasutajatele võimalused. Standardiseeritud arvutitöökoht. See on võimalus selleks, et avalik sektor saaks teha oma innovatsiooni standardite peal. See on pilves. Täna kasutab uut arvutitöökoha teenust
Täpselt ei tea, aga üleeil oli veel 2500 inimest, et nüüd me oleme prokuratuuri ka ära migreerinud, ilmselt on natuke rohkem inimesi. Ehk me järjest laiendame seda pilvepõhist arvutitöökoha teenust ja selle pealt saab juba kasutaja ise luua omale innovaatilisi ja ägedaid lahendusi. Riigipilv täpselt samamoodi, et riigipilvest on uuel teenusel, riigipilve kasutajatest on uuel teenusel, ma arvan, et 60% või natukene rohkem või seal kandis neid vana riigipilve kasutajaid, ehk me liigume ka seal uutele lahendustele. Avalikud pilved on uus võimalus. Ka seal me näeme kogu aeg kasvu, ehk siis, et me näeme seda, et avalik sektor tahab kasutusele võtta uusi tehnoloogilisi lahendusi. Andmesaatkond 2 aastat tagasi oli andmesaatkonnas poole vähem andmekogusid kui täna. Täna räägitakse andmesaatkonna järgmisest versioonist, kus lisaks saatkonnale, lisaks varundusteenusele me peaksime sealt ka teenuseid käitama. Ehk need on need võimalused, mida me RIT-is loome. Ja me loome seda koos. Me loome seda tulevikku koos teiega. Ja ma soovin teile, et me mõtleksime suurelt, me tegutseksime targalt ja me jagaksime üksteisega oma mõtteid. Seetõttu on ka see pilvepäev loodud. Et see on teie jaoks, meie poolt, koos meiega teha uusi asju ja anda seda tagasisidet, mida me teeme valesti, aga anda ka seda, mida me hästi teeme. Et uskuge mind, mul on väga vähe neid kõnesid, kus keegi ütleb, et Ergo, kõik on korras, et väga hea. Mul on üle 99% kõnesid, kus Ergo, tule aita, et siin on midagi valesti. Ehk et ja see on väga hea, me oleme kriitilised, me peamegi olema, aga mõnikord on hea öelda seda, mis läheb hästi. Et ma soovin teile mõnusat pilvepäeva ja mõelge kaasa, andke enda panus, teeme selle digiriigi koos vägevaks ja paremaks. Aitäh teile! Ma võtan selle. Ergo, suur aitäh ja siin on ka tagasiside andmise võimalus konkreetsele ettekandele, see iga ettekande lõpus, siis me lavale selle paneme. Aga küsimusi, nii nagu ma ütlesin eelnevalt, küsimused läbi keskkonnaworkshop.com ja pilvepäev 2025 on märksõna ja saate konkreetselt esitada küsimusi ja seal iga ettekande järel ja küsimusi on tulnud ja mul on komme selline, et ma võtan neid küsimusi esimesena, mis on saanud kõige rohkem siis laike või pöidleid, ehk siis saate ka teiste küsimusi hinnata ja neid esile tõsta ja läbi selle siis, kuna kõiki küsimusi lihtsalt ei jõua ajapuudusel küsida, siis neid küsimusi siit järjest võtan. No nüüd hakkas selline laikide meri siin pihta, et hea küll. Nii, alustame siit siis. Kas riigi IT tulevikuvaade võiks olla pikaajalisem ja mitte sõltuv igast uuest koalitsioonilepingust? Jah, muidugi. Et tegelikult see koalitsioonileping ei muuda seda digiriigi tulevikuvaadet, et see pigem võimendab. Ja loomulikult see peaks olla 10-aastane aga kus me teame, kus me 10 aasta pärast oleme. Et ma arvan, et täna ennustada 2 aastat ette on juba väga julge samm. No läheb samasse kategooriasse, et vaadates riigi rahastusmudelit, mis ei ole paindlik, et kuidas saab riik paremini toetada kiirust ja paindlikkust? Ja väga kahju, et Tõnule küsimusi ei saanud esitada. Et ilmselt see pärast paneelis jõuame selle juurde. Eks me teame, et see raha on ju konstant riigis ja raha riigis ei ole kunagi vähe, et raha on tegelikult. Küsimus on see, et kuidas see raha õigetesse kohtadesse panna. Ja ma arvan, et see on üks koostööülesanne meil kõigile ka ja me saame seda väljendada siis läbi Tõnu ja läbi meie ministeeriumi, et kus kohas on see õige koht. Ei tea täpselt vastust. See on aus, kui ei tea vastust, siis seda tunnistada. Kellega koos innovatsiooni teeme? Meie või? Jah. Me teeme seda koos klientidega. Me teeme seda mitmel tasandil ja me teeme seda ka läbi tagasiside pöördumist, et me tegelikult ju analüüsime kõiki neid pöördumisi, mis meile tehakse, kus antakse meile tagasiside hinne. Et see on näiteks üks koht, kus sa saad RIT-ile väga selgelt tagasisidet anda. Hindega 1-5. Siin on küll hea öelda, et aitäh kõigile, et enam jaolt antakse meile 4-sid ja 5-sid, aga on ka 1-sid ja 1 me vaatame kõik üle. Et see on üks koht, teine koht on teenuste töörühmad, mida siis kutsutakse kokku perioodiliselt ja tegelikult nüüd tõstetakse see uuele tasandile, et ATK ja riigipilve teenuste töörühmad moodustatakse ministeeriumi tasandil ja see saab uue hingamise sügisest. See on tulemus.
No ja siis küsitakse seda, et kas ja kuidas üldse saavad standardlahendused toetada sellist paindlikkust, et me teame, et iga asutus on omanäoline omade eripärade ja muutlikkustega. Standardi piires. Vastus on standardi piires. Loomulikult keeruline, et kõigile ei maitse sööklatoit, aga sööklatoit on kõige soodsam. Et me ei tahaks öelda, et ATK teenus on sööklatoit, aga ta on võib-olla sellisest nagu, ta on nagu bufee tasandil, et restorani sellega ei saa minna. Ja neid teenuseid, mida kõike vaja on, nendel teenustel on lõpuks hind, me saame teha seda teenust väga laiaks, aga sellel on hind, et kas me oleme valmis seda maksma? Ei ole. Ja trendib praegu küsimus, et kui sa oleksid digiminister, siis mida sa muudaksid? Lubaks vähem, teeks rohkem. Aga mõni konkreetne lubadus siis kohe ära. Et lubaks vähem, aga mõni asi peab lubama. Ma arvan, et ma tõesti poliitikast ei taha üldse rääkida. Aga kus on see raskuskese täna, on see, et me peame leidma selle tasakaalu, et kuidas me hoiame olemasolevaid teenuseid ja kuidas me uusi arendame. Et mulle tundub, et täna on väga lihtne otsustada, nüüd juba järjest vähem, aga üsna lihtne on otsustada nende teenuste üle, mida uuesti luua, mida uuesti teha, et kuskilt uut ja vägevat funktsiooni või kella või vile saada. Aga see, et teisest kohast on meil teatud alusinfosüsteemid vanemad kui 15 aastat ja sealt vaadatakse mööda, sest seal ei ole ju mingit ägedat asja. Et see on see koht, kus ma digiministrina kindlasti pööraksin tähelepanu ja võib-olla seda rahakraaniga liigutaksin sinna, et olemasolevad teenused saaksid väärika ressursi. Ergo, suur aitäh selle ettekande ja nende mõtete eest. Aitäh!